Tere, armsad sõbrad, tuttavad, kliendid, televaatajad ja nii edasi. See on siis minu sellise India-teemalise vestlusringi esimene saade või vestlus või kuidas iganes seda nimetada. Tänapäeval on veel nimetus podcast. Ma ei tea, kas see nüüd podcasti nime selles mõttes välja veab, et meil on selline indiapäraselt lihtne kõik. Aga igal juhul on mul väga hea meel täna intervjueerida ja juttu ajada sellise armsa inimesega nagu Tiina Urm. Tere, Tiina! Tere, aitäh kutsumast! Et meie Tiinaga saime väga sellisel huvitaval moel eelmisel nädalal lihtsalt tuttavaks. Me ei ole üldsegi enne oma elus niimoodi kohtunud ja seda sellist podcasti või sellise vestlussaateid oli mul plaan juba tükk aega tagasi tegema hakata. Ja kui mina Tiinat nägin, siis mina teadsin, et nüüd on see aeg ja nüüd tuleb seda tegema hakata. Et miks, Tiina, kuidas siis sina oled Indiaga seotud, et mis sinu see esimene selline plõks oli, kui me kokku saime ja Indiast rääkima hakkasime? No selles mõttes, et mina tegelikult, mul oli Indiaga siuke naljakas suhe, et kui ma laps olin, siis ma mäletan, et ma unistasin reisimisest. Ja siis ma mäletan, ma joonistasin, mul on silme ees siiamaani kaustikusse, joonistusvihikusse, siukse suure, siuke kaunistatud, siuke India teemalise mingi lehekülje ja siis oli, et kui ma suureks saan, siis ma lähen Indiasse. Ja miks me juttu hakkasime ajama ja kuidas meil see ära klikkis, oligi see, et juhtus nii, et ma suureks saades kohe ei jõudnud Indiasse, jõudsin alles aastaid hiljem ja täiesti juhuslikult ja sattusin niimoodi, et sattusin reisijuhi tööd tegema sinna Indiasse ja just sinna lõuna poole, Keralasse. Ja siis meie vestluse käigus selguski, et see on üks ühendav teema meie vahel. Ja see huvitav, see sihuke nagu India on sihuke nagu kuidagi nii vastuoluline, eks ju, et kuigi ma lapsena joonistasin, et just see India kuidagi, et sinna peab kunagi saama, kui ma olen suureks saanud ja maailm on lahti. Siis kui ma suureks sain ja kõik oli võimalik, siis ma millegipärast ei läinud sinna alguses. Et mul oli ka selline nagu kuidagi mingi sihuke distantsitunne või mingi aukartus nagu. Et ma ei lähe niisama lihtsalt Indiasse, et sinna minekuks peab mingi kutse või põhjus või nagu mingi õige aeg olema. Ja see tuligi alles palju aastaid hiljem. Nii et selline niisugune huvitav suhe Indiaga, ma ütleksin. Mis vist ei ole ainult mul niimoodi. Ei ole ja, sest et näiteks mina ju tahtsin aastaid, ma teadsin juba aastaid, et ma tahan Indiasse minna ja mul oli tõesti see soov, et ma tahan Indiasse elama minna. No elama ma pole veel sinna läinud, aga talvitumas ma seal küll käin. Aga siiski mul oli see teadmine, et ma tahan sinna minna ja minul tekkis nagu Indiasse armastus küll praktiliselt esimesest silmapilgust, et ma saan aru, et sina läksidki kohe oma reisijuhi tööd tegema nõnda, et sa polnud ennem üldse Indias käinud, et kuidas või mis tunne see sul oli siis, kui sa sinna esimest korda sinna Indiasse maandusid? Ja no see, kuidas saab üldse see juhtuda, et inimene läheb esimest korda Indiasse ja läheb kohe reisijuhina, eks ju? No absoluutselt, jaa. Et ma olin tegelikult natuke reisijuhina juba mõned otsad teinud teistesse piirkondadesse, mis olid mulle tuttavad. Ja siis reisibüroo omanik ütles mulle, kuule, Tiina, et tule tee see aastavahetuse reis, et meil on nagu hullult vaja kedagi, et sa ei ole, et kas sa oled käinud? Ma ütlesin, ei, ma ei ole käinud. Aga no tule ikka, et ma olin selline nagu kõva reisikogemisega inimene, lihtsalt olin palju oma pead ka maailmas rännanud, igasugustest ohtlikest ja uskumatutest olukordadest välja tulnud, nii et et küll ma saan hakkama selle Indiaga ka. Ja siis mina mõtlesin, okei, ma teen ühe reisi ja siis that's it nagu, et see on siuke, et aitan hädast välja. Ja siis läksime lennujaamas veel, sain nende inimestega kokku ja mõtlesin, et issand jumal, et jumala eest, kui keegi neist küsib, et kaua sa siis Indiasse reise teed. Ja mingil hetkel, kui see reis oli juba poole peal, et siis ma rääkisin ikka välja, siis tuli jutuks, et ma siin ka teiega koos avastan. Aga muidugi pluss asjaolude kergendav pool oli see, et meil olid väga head kohalikud partnerid ja seal oli programm paigas. Leidsin ka kohe peale esimesi reise ühe väga hea oma lemmikgiidi, sest Indias on ülioluline, et sul on nagu selline
keegi, kes teab kohalikku elu, sest see elu on ikka nagu nii teistmoodi ja mul olid ka seal oma õppimise kohad, et kuidas seal toimetada mingite jootrahadega ja asjadega, et see on nii teistmoodi maailm Mhm. ja Ja väga äge on ju, et lähed esimest korda sinna, oled kohe sellises teistsuguses rollis, aga kas see sulle endale ka, ütleme, et see India, see kultuur ja kui sa sinna sattusid, kas see tekitas sul ka mingisugust šokki või mingit sellist nagu või vau-efekti või mida iganes, et noh, vaata, kui sa oled veel ise, noh, mina olen ka teinud neid küll, ma olen küll noh, nii-öelda suunatuna neid Panchakarma retriite seal teinud, aga ma olin enne seda ikkagi seal olnud ja teinud ja see tuli millegi tagajärjel, aga kui sa niimoodi esimest korda lähed, siis noh, ma kujutan ette, et sul ei ole aega noh, kõiki neid emotsioone, neid äragi tunda, sest et sul on ülesanne olla reisijuht veel, eks ju, et kuidas see noh, nagu kuidas sul sellega hakkama said siis? no selles mõttes, et no mind aitas ikka tohutult see kohapealne väga hea partner, et nad olid tõesti nagu ja see oli ka üks pool, millega ma kohe nagu kokku puutusin ja mis mind nagu väga võlus, oli see ikkagi see tohutu, see külalislahkuse kultuur. Et ma tean, noh, ma hiljem sattusin ka põhja poole, sattusin suurtesse linnadesse, kus elu on karmim ja teravam. Aga seal lõuna pool ikkagi nagu, kui sul on nagu koostööpartnerid, siis nende selline nagu suhtumine ja vastuvõtmise kultuur on lihtsalt nii ilusad, nii soojad ja nii sellised nagu austavad ja toetavad, et see võlus mind nagu kohe ära. Ja mitte ainult need nagu kohalikud partnerid, aga nagu üldse see inimeste selline nagu avatus, uudishimu, täitsa suvalised inimesed tänavalt nagu tundsid huvi ja olid nagu hästi siuksed nagu sõbralikud ja soojad. Ja, ja noh, mida ma ka varem olin nagu India kohta kuulnud, noh see, et sa pead kogu aeg vaatama, et keegi sind kuskilt ei nööriks ja skämmiks ja enam-vähem taskuid paljaks ei varastaks. Et selles mõttes minu kokkupuude Indiaga tegelikult noh, seal Keralas oli ka nagu väga soft, sest see ongi teistsuguse kultuuriga piirkond, kus ongi nagu, see on nagu selline tõeline sihuke soft India, et nagu kõige esimest korda Indiasse minevatele inimestele ma väga soovitan Keralat ja kogu seda kanti, ma ei tea, kas sa oled minuga nõus, et Absoluutselt, ma olen sinuga nõus, sellepärast et noh, tegelikult ma olen ise ka Keralas käinud väga palju, et ma võib-olla isegi sellist palverännakut või sellist seal Keralas võib-olla ei teeks, aga seal on ka mõningaid toredaid ashramid, kus mulle meeldinud olla jälle. Aga Keralas on see, et seal on tegelikult see inimeste see haritustase on Indias kõige kõrgem. Inglise keeleoskus on seal kõige parem ja kerjuseid, selliseid kerjuseid nagu on kuskil põhja pool või mingites sellistes nii-öelda vaimsemates kohtades, seda tegelikult ma ei näinud, ma ei mäleta, et Keralas oleks selliseid ja inimesed on tõesti nagu kuidagi hoopis teistsugusemad ja vaata, Kerala on võib-olla ka kõige puhtam nendest India osariikidest. Ja noh, mind hämmastaski see, et kõik need mingisugused nagu tüüpilised eelarvamused India kohta lähed Keralasse ja need on kohe kõik nagu pühitud. Et see on puhas, sõbralik, väga, noh, minu kogemuse järgi tõesti nagu väga turvaline. Et loomulikult mingi niisugune mõistlik ettevaatus peab sul igal pool olema. Aga ikkagi nagu väga turvaline ja puhas, haritud, lihtne on suhelda, sest et inimesed räägivad inglise keelt väga palju. Et noh, see on nende koolihariduse sihuke loomulik osa, eks ju. Et mis muudab nagu eestlastele, kes siis inglise keelt enamasti valdavad, nagu väga lihtsaks selle nagu reisimise, et erinevatest paljudest teistest piirkondadest, eks ju, lähed Lõuna-Ameerikasse, on hoopis teine asi, on ju, või Kesk-Ameerikasse. Et tõesti, et see on nagu jõukas, haritud, inimesed on nagu tõesti nagu kursis. Ma kuulsin väga palju vastuseks, kui küsiti, et kust ma tulen. Et Eestist oli inimesi, kes olid käinud, olid Tallinnas käinud ja kellel oli isegi mingeid tuttavaid kuskil Eestis, rääkisid mulle, ma ütlesin, oh issand jumal, et te tõesti teate Eestist päris palju. Et selline nagu lihtne koht, kuhu Indiat minna avastama tõesti. Lihtne piirkond. No mina olen ka nõus sellega ja noh, eelkõige ka sellepärast, et nagu sinagi ütled, vaata, et mul on samamoodi
seal Keralas on päris mitu head sellist koostööpartnerit, kellega koostööd teha ja kes tõesti väga palju aitavad mind ja on mulle väga palju toeks ja need minu koostööpartnerid on enamasti Ajurveda kliinikud, aga mõned reisikorraldajad on mul seal head sõbrad nii-öelda, siis nad tõesti nagu hoolivad ja aitavad ja nendest on nii palju kasu ja isegi mõnikord on, mida mina olen kogenud seda, et mõnikord on isegi mõne sellise lihtsa riksajuhiga väga heaks sõbraks saada, sellepärast et siis sa lihtsalt satud sellistesse ulmekohtadesse, kus sa muidu nagu ei satu. Sest et ega ütleme, Indias ei ole ju mõtet taga minna ajama mingisugust ulme kallist 5-tärni hotelli, et India võlu on tegelikult hoopis milleski muus. Mis sinu jaoks on India võlu? No kõige esimene ja just see inimeste avatus, et avatus sellele, et sa saad tõesti nagu inimestega kontakti, sa lähed tänaval, keegi teeb, selles mõttes, meil oli üliäge giid, kes tegigi meil niimoodi selliselt nagu seda kohapealset nagu tuuri, et ta kogu aeg nagu jahtis mingeid võimalusi, mida me saaksime nagu avastada ja kogeda, mis ei ole programmis. Ehk siis me sõidame mööda teed, seal on mingisugune mees võsas suure pajaga, tulega, keedab roost siirupit, eks ju. Vai, peame kinni, lähme, ta siin räägib, pakub meile maitsta, eks ju. Samamoodi nagu mingi suvaline väike mingi kohalik baar, lähme sinna, räägitakse meile, mis seal tehakse, eks ju, siuksed nagu spontaansed avastused on seal nagu võimalikud, sest inimesed on sõbralikud ja avatud, mis on nagu üliäge. Asi, mida ma hakkasin nagu hiljem taipama, on see, et sellega käib kaasas ka selline tippimise kultuur, eks ju. Et see sõbralikkus ja avatus tähendab ka seda, et sa nagu näitad oma nagu tänu vastu, eks ju. Ja kuna need väga paljud ehedad elamused tulevad sealt, kus ei ole mingisugune ülimalt poleeritud keskkond, mitte 5-tärni hotell, vaid päris elu kuskil tänaval on ju, mingis külas, mingis koolis või muus kohas, siis see väike lisaraha, mida nad siis saavad, eks ju, tänutäheks on neile väga teretulnud. Nii et eks seal on ka oma seos, miks nad on avatud ja lahked, eks ju. Ja muideks ma lisan siia veel juurde, et see väike raha, mis meie jaoks on nagu selline väike raha, nende jaoks on see väga märkimisväärne summa tegelikult, mida nagu endale nii-öelda juurde teenida. Ja absoluutselt, et me näiteks leidsime sealt selle asemel, et minna teetehasesse tavapärast tuuri tegema, eks ju, selle me tegime ka ära, aga meil kujunes nagu seal teetehase kõrval oli siis teeistandus ja seal oli väike küla siis nendest inimestest, kes seal kogu aeg töötasid, elasid. Need olid tulnud seal naaberosariigist Tamil Nadust, eks ju, ja elasid oma pisikestes majakestes, seal oli väike kool ja siis me saime selle kooli õpetajatega sõpradeks, käisime seal iga kord siis oma grupiga ka nagu külas, nägime neid lapsi, viisime neile mingeid lihtsaid kingitusi, on ju. Et see oli nagu nii ehe ja äge ja sa nägid seda nagu päris Indiat, seda päris elu, eks ju. Ja samas see oli kõik alati selline nagu kuidagi siiras ja väärikas. See on kuidagi see, et me müüme teile nüüd kõik maha raha eest, et tulge ja vaadake. Seal oli alati selline nagu eneseväärikus, sõbralikkus ja hästi lihtne oli siis nagu niimoodi väärikast kohast ka siis nagu võtta seda avatust vastu ja nagu niimoodi austusega siis käia neil külas ja suhelda ja uurida, et kuidas nad päriselt oma elu seal korraldavad ja seda koolielu ja kõike. Et tõesti selline nagu väga-väga ehe nagu võimalus kogeda ja suhelda tänu sellele, et need inimesed on nagu haritud, nad räägivad inglise keelt ja loomulikult muid kohalikke keeli ka, eks ju. Ja on sellise nagu avatud mõtlemisega ja suhtumisega ka. No vaata, minul on sellest talvest, mitte küll Keralast, et see on nüüd Puttaparti lähedalt, kus on kuulsa Guru Sai Baba ashram, sealt lähedalt on üks selline tore kool. Ja see kool on tegelikult isegi sakslaste poolt loodud, et on selline heategevuslik kool ja minu lihtsalt mitmed sõbrad tuttavad on selle kooliga ka seotud ja ma olen seal päris mitu korda seal koolis käinud ja viimati ma käisin seal selliselt, et seal oli selline päev, kus lapsed tutvustasid siis oma projekte.
nad tutvustasid oma erinevaid projekte ja siis need noh, kooliõpilased seal mingi 2., 3., 4. kuni 8. klass meie mõistes. ja ma ütleks ausalt, et mismoodi need lapsed tutvustasid näiteks joogat, et kuidas jooga on kasulik meile. Siis nad olid nende seal erinevatest toitudest tehtud, oli inimene tehtud mingist junk food'i mingitest pakenditest. Ma ütleksin seda, et milline avatus, millele loomingulisus, et oma sellises lihtsas kultuuris, selles lihtsas kultuuriruumis nad tegelikult, need vaesed inimesed, nad on väga loomingulised, nad on väga leidlikud minu meelest. Et need lapsed on hästi, noh, loomulikult nendel ei ole võib-olla seda suhkrut söövad ja oma Coca-Colat nagu kõik lapsed tahavad, eks ju, saada, aga siiski seda leidlikkust on palju ja oma sellises lihtsuses ja sellises naturaalsuses võib-olla nad on natukene, nad saavad nagu hästi eluga hakkama siiski. Vot siin ma nagu küsiks, et mis on lihtne kultuuriruum, et minu meelest India kultuuriruum on ülirikas et võib-olla see lihtsus, sa vist pidasid vist silmas, et nagu elujärje mõttes lihtne, et eks ju. Jaa, tead, vaat väga hea, et sa seda küsid mu käest. Meil on selline tore intervjuu, et me kordamööda intervjueerime üksteist. See on nii lahe. Väga hea. Et jaa, see lihtnus, see on hästi hea point, vaata, on ju. Sellepärast, et vaata, minu meelest lihtsus ongi rikkus või kuidagi. Minust, kas sa Indias ei ole seda nagu märganud, selline lihtsus, et kohati nad vaata ju teevad seal tänaval mingit lahtise tule peal süüa, söövad seda kõik ja siis on neid söödriikraudasid igal pool ja selles lihtsuses vaata. Aga see kultuur ja kõik see, vaata, see on nii rikkus, nii rikkalik toit ja kõik on ju. Ja ma mõtlengi seda, et hoolimata sellest, et meie mõistes võib-olla nagu raha on vähe, eks ju, ja elutingimused on lihtsad, on tegelikult nende nagu lähenemine elule nii nagu nüansirikas ja toit on jube hea näide, et seesama küla, kus elati nagu põhimõtteliselt niisugustes nagu kuurides, eks ju, hästi lihtsalt, seal on muidugi super ilus kliima, eks ju, sa ei peagi mingisugust soojustatud maja endale ehitama, on ju. Ja elektriradiaatorid pole vaja vaata, eks ju. Ja, et sul ei ole vaja mingit suurt maja, aga näiteks, et köök võttis neil nagu poole sellest hütist, sest nagu sa ise tead, eks ju, kuidas nad süüa teevad, on see, et igas toidus peab olema, ma ei tea, mingi vähemalt 7 erinevat mingit maitset, eks ju, korraga. Kui sa lähed nagu lihtsasse India toidu kohta sööma, sul on nagu selline rikkalik igasuguste väikeste potsikute, kastmete nagu asjade nagu tervik, et sellise nagu India vaese mehe söök on 30 korda rikkalikum kui sellise Eesti nagu jõuka mehe söök. Sellepärast, et nad nagu väärtustavadki seda nagu, neil on kuidagi see kultuuriliselt see sihuke nagu nii läbimõeldud, kuidagi nii nagu, ma ei tea, iidsest ajast nagu paika pandud mingid niisugused nagu tarkused ja nüansid on ju. Millega nad elavad. Just ei peagi olema ülirikas, et seda järgida, vaid see on nagu nende elu loomulik osa, see maitserikkus, see sihuke nagu sotsiaalne rikkus, see avatus nagu, kui sa sinna külalisena lähed ja tajud, et nad on avatud, uudishimulikud, soojad, eks ju. See on tohutu sotsiaalne rikkus, see tuleb sellest, et nad on üksteisega kõigepealt sellised, eks ju. Et nad nagu hoiavad, märkavad, oskavad nagu kogukonnana elada. Ja see on üks, juba teaduslikult paika pandud, et see on üks meie nagu õnneliku, terve ja pika elu saladusi on see, et kui meil on sotsiaalne rikkus elus, et kui meil on head, toetavad, soojad suhted inimestega meie ümber, eks ju. Et seda rikkust on seal nagu mitmel moel nagu ülipalju tegelikult, et millest saad aru siis, kui sinna lähed ja siis võib-olla tuled koju tagasi ja võtad oma tavalise päevaprae, eks ju, kus on mingi liha ja kartul, on ju. Ja kõnnid mööda tänavat, kus inimesed on suht mornid, eks ju, ja paljud tunnevad ennast tegelikult üksikuna, on ju, isegi perekondades. Et see on, paneb mõtlema mingite asjade üle, on ju, või mingi eluväärtuste üle.
ja et meiega võrreldes on see ikka selles mõttes hoopis teistmoodi ja ka selline nagu ma spetsiaalselt panin ennast hästi kirjult täna riidesse, sellepärast et nagu natukene väljendada seda India, seda kirevust, et seal need värvid vahest on see, et meie kultuuris selliseid värve omavahel üldse kokku ei panda, aga seal kõik kullad, hõbedad, sinised, punased, kollased, rohelised, et see selline värvikirevus ja mina olen ära õppinud, et see teeb rõõmsaks, nad ise on nagu nende värvide sees tohutult rõõmsad, just need maitsed, need lõhnad, kõik need viiruki oi jaa, lõhnad. lõhnad, noh, Kerala, ja, eks, kogu see ja, piirkond, nagu kõik need parfüümid, need noh, mega nagu, mega ja äge. ja noh, toiduga ka, eks ju, nii maitsed kui lõhnad ja vaata selles mõttes, et vaata, kui tore, et sa selle ka välja tõid, need erinevad maitsed, et vaata, vaata Ayurveda on, eks ju, ka pärineb ju Indiast ja Ayurveda selline üks põhiasi on, et meil peavad toidus olema 6 erinevat maitset esindatud: magus, hapu, soolane, terav, ootav. kootav ja mõru, eks ju. Mhm. Ja tegelikult nende toitudes need üldjuhul on ja see on kihvt, et nad tegelikult, see toit ise on lihtne, tihti seal on, eks ju, esindatud ainult võib-olla mingi kala ja tegelikult juurvilju on seal hästi palju erinevaid, mida meil ei ole, et mis on võib-olla meie jaoks natukene võõras, aga just nende vürtsidega antakse nii-öelda need maitsenüansid sinna juurde, et need erinevad vürtsid, kuidas nad neid kõiki, see on ikka väga kihvt vaadata, kuidas üks India naine süüa teeb, onju. Ja tal ongi vaja 20 kastrulit, et teha üks lõuna, eks ju, sest iga see eri maitset kaasav ja osa toidust peab olema siis eraldi, eks ju. ja, 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 ja nad selles mõttes on huvitav, et nad vaata ise nagu, nad tegelikult väga ei tee selliseid umbes nagu kartulisalat meil on ju midagi sellist, et ja nad seda see. panevad nagu eraldi, eks ju. jah. Ja see värvide teema on nagu ka hästi nagu noh, mina esindan täna siin seda eestlaslikku onju, põhjamaist monokroomsust. aga üks asi, mis mind ka tohutult võlus ja see oli täiesti sõltumata sellest, kui jõukad olid need naised, et igal pool, kus me käisime, ka seal külatänaval, kus keegi meid spetsiaalselt ei oodanud, et me läksime siis, kui me läksime, onju, selle grupiga. aga need naised, kes seal olid, seal koolis ka, nad olid alati nii ilusad ja siuksed nagu noh, niisugused tohutult ilusad need värvilised sarid, eks ju, alati sätitud, ise nägid siuksed kenad välja ja sõltumata vanusest, et mu üks lemmik oli selline ma arvan, et 70-ndates naine, kes oli ka noh, nagu lilled, nad nagu naudivad ilu, et see ilu on nagu üks osa elus olemisest, et sa nagu iga päev nagu mõnes mõttes nagu tähistad elu sellega, et sa paned endale siukse ilusat värvi sari selga, sa teed ennast nagu korda. Et kuigi sa ei näe seal küla vahel sellel päeval mitte kedagi peale nagu paari, eks ju, väikse jõnglase, on ju, kes tulevad sulle kokku. aga sa teed selle effort'i ja siis see ja teine pool sellest nagu võrrandist on see niisugune nagu väärikas, sirge sihuke nagu hoiak. Et need kõik naised olid nagu kuningannad seal, et jah. ja üks asi, vaata veel, mis ma nagu märkan ka Indias, vaata selline India, selline klassikaline naine, selline särav naine ei ole nagu vaata mingi iluajakirja kaared, mingi selline kriips, vaata. India selline särav naine on tegelikult veidike sihuke korpulentne ja veidikene sihuke võib-olla volüümikam ja pigem sihuke särav, et see volüüm annab nendele sära ja teinekord on meie jaoks võib-olla isegi natukene nagu veider on meie jaoks vaadata, et nende natuke kõhurasvad sealt selle sari, selle pluusi alt nagu välja paistavad, eks ju, et aga samas on see huvitav, et kui meie otsime nagu oma kultuuris sellist piitspeenikest naist, siis Indias selline särav naine on pigem selline natukene volüümikam, on ju. see on tõesti koht, kus noh, sa isegi ei märka neid volte, sest et ta on lihtsalt nii ilus, et see see väärikus, see nagu, see on tegelikult sõltumatu kultuurist, eks ju, tegelikult on ju. Et naine, kes nagu tunneb ennast oma kehas hästi, tunneb ennast iseendana nagu väärikalt, mis on omaette kangelastegu, eks ju, meie kultuuris ka, eks ju, arvestades kõiki igasuguseid mõjusid ja hoiakuid, mida me tihti nagu väiksest peale, eks ju, kogeme, et millised me peame olema ja millised on mingid standardid
aga et kui sa, ma ei tea, et kui sa, kas siis meie või kultuuris või siis võib-olla kui sul veab, eks ju, kasvadki üles nagu keskkonnas, mis ütleb, et sa oledki ilus sellisena, nagu sa oled. ja siis sa saadki valida selle oma lemmikvärvi kleidi ja sa paned selle selga, Mhm. tunned ennast ilusana, väärtuslikuna ja sa säradki. ja sa oled Absoluutselt. kõigega, mis sa oled nagu ilus, pealaest jalad alla, nii on ju. Ja see on hästi huvitav jah, et need värvid, mismoodi, aga teine äärmus on jälle see, et mõnikord jälle mingites külavahekohtades, vaata, nad armastavad ju kanda ka oma neid nii-öelda neid koduseid kleite, siukseid nagu natuke öösärgi moodi kleidid või. Et mõnikord seal küla vahel, et ka nad käivad nende oma siukeste kodukleitidega aga need on ka värvilised tavaliselt. ja nad on ka, tegelikult nad on midagi taolist nagu see minu sees seljas, aga noh, eest kinni ja mina nagu täiega armastan nendega ka käia nagu kodus Eestis ja tavaliselt alati ma saan või ütleme, et kui ise mingeid retriite teen, siis ma armastan ka neid peale õlimassaažitamist selga panna ja siis kõik osalejad, oo, sul on nii äge kleit. Ma ütlesin, no see on öösärk Indias on ju. jah, nad ei karda värve, nad ei karda mustreid, nad ei, ma tahaks öelda, et nad ei karda nagu elu kontraste, Just. et kuidagi nagu tunne, et nad on nagu, ma ei tea, kas see tuleb sellest religioonist või kultuurist või millest, aga kuidagi niisugune tunne, et Indias on, kuigi noh, seal on tohutult palju vaesust ja seal on noh, väga palju viise, kuidas noh, ma ei tea, sul tekib mingi terviseprobleem, et elu nagu haprus on seal kuidagi esil, aga samal ajal nagu nad kuidagi nagu naudivad või tähistavad seda elu nagu kuidagi hästi teadlikult ja sügavalt ja nagu tuntavalt läbi kõikide nende aspektide, eks ju. Rituaalid, sest et vaata, mina olen ka tähele pannud, et on noh, nendel on elu nagu nad on hästi sellised nii-öelda jumala kartlikud, mitte selles mõttes nad kardaksid midagi väga, aga just nagu kui jumala taustavad, selles mõttes jumala kartlikud ja need kuidasmoodi nad seal templites käivad väga regulaarselt ja kogu aeg nendel templirituaalidel, oma puusadel. Ja see on selles mõttes hästi huvitav, et alati neil on nagu leiavad aja, millal nad sinna lähevad, oma neid väiksed rituaalid ja miks minu meelest nagu India on ka üks huvitav asi, vaata, miks seal kogu aeg toimub midagi ja miks ta on nagu selles mõttes see eriti hea näide sellist reisist kui sisemisest arengust, eks ju. Et Indias minu meelest tänu sellele, et nad kogu aeg teevad neid rituaale, see energia on kogu aeg üleval, siis tänu sellele ka need sisemised muutused ja kõik need peegeldused ja kõik need asjad nagu toimivad jube hästi ja mida mina ka märkan, et kui inimesed tulevad sinna panchakarmat sinna Indiasse tegema, siis kas see nagu need rituaalid aitavad nagu mitmekordistada seda toimet. ja minu jaoks oli see templite külastamine ja sellise nagu selle nagu usulise poole nagu elu nägemine seal nagu hästi sihuke mõtlema panev, et noh, esiteks neil on hästi palju jumalaid, eks ju, kui me räägime hindudest. no esiteks on, eriti kui ma räägin Keralast, et mis ma arvan, et muudab selle ka nagu hästi nagu soft'iks nagu maandumiskohaks, on see, et seal on kõrvuti, eks ju, 3 põhilist religiooni, eks ju, seal on hindud, seal on islam ja seal on kristlased, eks ju. ja nad on üsna. ja katoliiklased on põhilised kristlastest, on ju katoliku minu meelest on jah. just, et see on nagu sihuke traditsiooniline, noh, kui kirikuid on hakkasid eurooplased seda viima, eks ju, seda kristlust. hästi palju on kirikuid, vaata, eks, et lihtsalt. ja, aga nad on kõik nagu kuidagi sõbralikult kõrvuti, et seal ei ole nagu seda, et üks on kuidagi õigem kui teised. ja siis samal ajal, kui sa lähed siis hinduismi, eks ju, juurde, siis seal on, eks ju, nii palju erinevaid jumalaid, eks ju. ja neil ei ole see, et sa lähed kirikusse ja seal on see üks jumal, üks palvus ja nüüd kõik ühel ajal, eks ju, kuulame seda jutlust. vaid seal on nagu tempel on seal nagu mingi väike miniküla. igal jumalal on oma majakene, eks ju, oma koht. sina tead, millise jumala juurde sa lähed ja mis asi on sul temaga ajada ja mis sa talt küsid või palud ja siis, kui sa oled selle nagu oma soovi nagu kätte saanud, et sul ongi midagi nagu elus nagu hästi läinud, mida sa siis palusid, siis sa lähed sinna templisse tagasi ja siis sa annad oma annetuse ka.
et kõik peab olema nagu balansis, et see kuidagi see karma aspekt, eks ju, et sa pead nagu ka vastu andma, kui sa oled midagi saanud, et miskit ei ole niisama, on ju. Et aga samal ajal noh, on nagu kuidagi see lähenemine nagu usule on nagu nii paindlik, et sa teed selle mingi oma versiooni siis, eks ju, et mis see, kes on see sinu jumal, kuidas sa temaga siis nagu suhestud ja sul on võimalik siis nagu rahulikult minna omale sobival nagu ajal, selle ajal, kui tempel on lahti ja ajada seal oma asjad ära, eks ju, ja siis lähed koju tagasi. ja sa võid ka mingile pikemale rituaalile jääda, kui sa soovid, eks ju, Ja. aga samas sa ei pea. Ja ongi alati huvitav nendes templites käia just selles mõttes turistide või noh, nii-öelda eestlaste või teiste välismaalastega on alati tore selles mõttes käia, et mõne inimese jaoks on natukene võõrast, alguses ei taha sinna minna, aga sa ei pea seal kuskil nagu Eestis kirikus, eks ju, istuma 2 tundi jumalateenistusel ja siis seal kannatlikult kuulama, vaid sa lihtsalt käid sealt läbi, vaatad, kuidas inimesed toimetavad ja harjud sellega ja mõnikord see energeetika ongi seal minust nagu nii tugev, et sellega on võib-olla ongi raske nagu hakkama saada alguses, on ju. Nojah, eks see oleneb meie nagu kohast ja isiklikust tajust aga seal kuidagi nagu seal on mingi sihuke nagu avatus ka sellest nagu selle pühalikkuse sees. Et enamasti isegi noh, nad saavad aru, et sa oled turist, et sa oled tulnud sinna uudistama. Et nad ei vaata seda kuidagi nagu pahasti, niikaua kui sa oled nagu viisakalt riides, eks ju, et sul on alad kaetud, on ju. Ja põlved ka, eks ju. Just, et tule ja vaata ja ole siis selles meie maailmas, eks ju, kus me omi nagu selliseid nagu isiklikke pühi asju ajame. Täpselt. Sa oled nagu teretulnud, niikaua kui sa nagu austad, eks ju, seda ruumi, ja see on selles mõttes on huvitav ja nad väga hea meelega alati juhatavad, et mine sinna või sedapidi või niimoodi ja nad ka mõistavad väga hästi seda, kui sa nagu nende traditsioone ei tea. Selles mõttes on seal hästi mõningad sellised olulised asjad, et näiteks, mis on inimeste suremisega seotud, on ka, et kui sul pereliige või keegi on surnud, siis ei lubata sind templisse näiteks 10 päeva pärast seda minna. Minul oli ükskord just, olin Indias, minul samal ajal isa suri ära ja siis ma mõtlesin, et ma lähen sinna, teen ühe väikse isikliku rituaali seal temaga nii-öelda hüvasti jätmiseks ja ma läksin oma sellisesse templisse, ma olin just selles Panchakarma keskuses parasjagu sellisesse templisse, kus ma seda preestrit nagu väga hästi mitmeid aastaid teadsin juba, läksin ta juurde, et kuule teada, et mul on siuke lugu, et ma tahaks nüüd mingit rituaali, kus ta sattus paanikasse, et issand jumala, sa ei tohi templisse tulla. Mine ruttu välja, ajas mu minema sealt, aga tegelikult ta ei ajanud mind nagu niimoodi minema, et nagu ma oleks mingi kurjategija olnud, eks ju. Aga see oli ka niisugune hästi väärikas ja noh, selles mõttes, et ma ei teadnud ju seda ja tegelikult ma teadsin, ma olin seda ennem kuulnud kuskilt, aga mul ei olnud see selleks hetkeks meeles enam. No sa ei olnud tõenäoliselt jah sellises nagu seisundis, et sa kõiki asju sellel hetkel. Nojah, ei jõua meelde jätta kõiki neid asju, neid on palju ja noh, lihtsalt ütleme, et kui seda situatsiooni ei ole, siis ei jätagi seda meelde, eks ju. Ja, aga lihtsalt see oli nii huvitav, kuidas moodi ta, okei, et ei lubatud, et tule pärast tagasi, siis räägime. Aga nende jaoks, ja kusjuures see on huvitav on see, et neile on nagu nende traditsioonid ja need kombed on nendele veel ikkagi nagu nii tähtsad. No seal igal pool on mingisugune põhjendus, eks ju. Seal on ikkagi nagu terve nagu uskumuste ja terve maailmapilt, eks ju, taga, et see ei ole lihtsalt niisama, on ju, et seal on mingi konkreetne põhjus, eks ju. Aga kas sa rääkisid temaga hiljem, et mis see nagu sisuline uskumuslik põhjendus on selle taga? Ma nagu saingi niimoodi aru, vaata, et ikkagi see, et sellele hingel tuleb lasta nagu kuidagi lahkuda siit ennem, et siis nagu anda vaikust talle ja rahu. Anda vaikust ja rahu talle ja et see niimoodi ei tohi minna sinna. Aga jah, selles mõttes, et nende kadunud hingede jaoks, no nendel on ka sellel surmal on hoopis seal ju Indias ju selles mõttes natukene teistsugune tähendus, et nemad võtavad seda kuidagi loomulikumalt, seda surma minu meelest, et see surm on nagu koju minek nendel, eks. Mõnes mõttes. Kui sul on kogu see nagu maailmapilt on nii mitmetasandiline, eks ju.
et ei ole ainult see keha ja see elu siin, vaid on paljud teised, eks ju, elud ja ja, ihastused, ja. et siis noh, siis ongi nagu see ruum on teine, see tajutud ruum, eks ju. Ja ma nüüd täpselt ei mäleta, aga keegi rääkis mulle ka sellist asja, et ühesõnaga, kui on surnud sündinud laps või siis lapsed, kes sünnivad ja hästi kohe ära surevad, siis ka need vanemad on õpetatud seal nagu nendest lahti laskma, et mitte klammerduma nende külge, et nad teinekord isegi ei taha neid lapsi vaadata, isegi kätte võtta, sest et seal oli nagu kuidagi, et ma pean selle järgi küsima ühe tuttava ämmaemanda käest, ta seletas selle ära, ma nii täpselt ei mäleta, aga kuidagi selliselt, et need nagu lapsed ongi suunatud minema kohe mingisse järgmisesse uuesti sünni etappi ja hoopiski kõrgemale tasandile ja et nad ei tohi neid takistada, vaata. No kõik sellega seotud. Jah, eks see tõenäoliselt on seos ka sellega, miks sa sinna pühamusse, eks ju, ei olnud oodatud, et Just. see on aeg, kus sa oled nagu aktiivses lahtilaskmise protsessis, et see kadumine pigem nagu takistab sellel hingel nagu loomulikku edasiliikumist. Ja no selles mõttes ongi, et sellega tuleb leppida. Mulle endale alati meeldib ka seda ja kui minuga ja ütleme, et kui inimesed kaasa tulevad, siis ma ikkagi püüan kõikidele nii palju kui võimalik nagu südame peale panna, et me nende kultuuris ja austaksime nende kultuurilisi reegleid, et just nimelt seda riietumist ja kõike, et. Ja seal on alati see ka, et kas või nagu rääkides templitest, eks ju, hea näide, eks ju. Et kuna see on nagu nii kultuuriliselt nii rikas maailm, seal on nii palju nagu seda hoopis teistsugust nagu maailmavaadet, et me ei pruugi isegi neid kõiki reegleid kunagi ära õppida, on ju. Et on okei küsida või on okei nagu ka mööda panna ja siis nagu saad jälle targemaks, et see jääb nagu eluks. Et seal ei ole kedagi nagu sihukest nagu kurjalt nagu vibutamas, vaid pigem siis korrigeeritakse, kui midagi valesti läheb, aga see ei ole nagu maailma lõpp, on ju. Ja, aga seda ma nagu küll tean, et mingitel praegu võib-olla ei ole see nii nagu aktuaalne enam ja niivõrd karm, aga ma tean, et vanasti mingites templites ei lubatud isegi telefoni, kui need telefonid tulid ja filmima ja tegema, et mina ei ole näinud seda, aga mul üks tuttav on rääkinud, et võib juhtuda isegi, et keegi haarab telefoni, viskab puruks, kui sa seal filmid, et ma olen ka alati oma inimestele öelnud, et kui te lähete templisse, et siis kui te tahate filmida, peaks küsima esialgu, kas võib. Ja minul ei ole nendes templites, kus ma olen käinud ka gruppidega, et midagi sihukest kunagi olnud, et pigem on alati olnud, et tulge ja on saadud ka filmida ja pilti teha, et võib-olla need asjad on ka muutunud ajas, et siis, kui see tehnoloogia tuli, eks ju, siis oldi nagu teistmoodi häälestatud ja iga pildi tegemisel on ka erinevaid nagu uskumusi, eks ju. Et on Eestiski vanasti ju, Eesti kultuuriski maarahvas uskus, et kui sinust tehti pilti, siis võttis see sinu hinge sinna pildi sisse, eks ju. Sellist uskumust on päris paljudel põlisrahvastel, pool maakera, nii et. Ja minu enda jaoks on ka see asi, et vaata mõnes mõttes nagu see pildi tegemine on ka natuke see, et sa lähed sellest praegusest kogemusest välja, mina tahad seda kuskile tuleviku jaoks säilitada, et võib-olla see on ka see hirm seda praegust seisundit kogeda. Võib-olla jah, et see on igaühe selline isiklik enesevaatluse koht on ja eriti kui sa oled reisil ja kuuled midagi, et nii äge, et tahaks nagu võib-olla jagada. Aga et tegelikult, et mis on tegelikult selles olukorras nagu väärtuslikum mulle, et ega neid India pilte on seal internetis igasuguseid, et ma olen siin kohal ja kõigepealt nagu lasen sellel kõigele enda sisse tulla, on ju, et ma olen ma vaatan, ma kuulan, ma nuusutan, eks ju, ma puudutan, ma kogen seda nagu kõikide meeltega nagu päris kohal ja siis võib-olla midagi nagu jäädvustada, eks ju, või mingil moel kaasa võtta, on ju. Et see on nagu lisaasi pigem, jah. Vaata, mina arvan ka seda, et sellest India, sellest
nagu sellest kogemust on päris raske ikkagi piltidega edasi anda, et seda kogeda. Aga mida sina ütled, kui sina oled reisijuhina töötanud ja oled inimestega rääkinud, et räägime natuke hirmudest, et mis need inimeste hirmud on siis, et miks seda Indiat ikka nagu kardetakse, et mina ikka ka kuulen, et kui ma siin inimesi sinna Panchakarmalegi kutsun, oi ei, India, see on nii must ja nii kole ja nii õudne, nii räpane ja nii edasi kõik. no mul on ikka nagu iga grupiga kuulsin ma nagu mitmelt inimeselt, kes tulid, noh, paljud olid nagu esmakordsed India külastajad. Ja no ikka reeglina oldi ikka nagu väga hämmastunud, noh, esimestel päevadel nagu kuulsin ikka väga kogu aeg, et nagu issand, et siin on nii puhas, siin on nii rahulik ja sõbralik ja, sest noh, eriti Keralas, et sul ei ole seda, et sul kogu aeg jooksevad sabas ja ütlevad, et anna raha või osta ära või midagi sellist, eks ju. Et no suuremates linnades on teistmoodi, aga seal noh, teatud piirkondades on tõesti see, et kui sul on nagu kohalik rahvas on jõukas ja haritud, siis nad hoolitsevad oma linna eest, oma kodutänavate eest, enda eest, kõige eest, eks ju. Ja see on kõige šokeerivam, et ei ole kerjuseid mingites piirkondades, eks ju, väga noh, suurtes, eks ju, kogu see Kerala on ikkagi väga nagu ilus ja puhas ja selles mõttes ootamatult võib-olla ebaindialik, et eelarvamused on väga suured ikkagi enamasti inimestel. Kui nad kohale jõuavad, siis nad sageli saavad alles aru, kui suured need eelarvamused olid, sest nad on nii üllatunud, et see ei ole üldse nii selline, nagu nad ette kujutasid. Ja vaata, selles mõttes minu meelest, et on olemas ka kindlasti, ma olen ka käinud kohtades, kus ongi tõesti, et noh, seal Puttapartis ka aeg-ajalt olen, siis mingitel hetkedel oli seal nii lihtsalt, et prügimehed streikisid mitu päeva ja siis oli seal ikka, seda prügi nad viskavad jah, kuidagi niimoodi veidralt vahetevahel omal aknast välja ja kuidagi see prügikultuur on, aga ma olen sellest prügikultuurist ka selliselt, üks minu ajurveda õpetaja ütles mulle niimoodi, et selle prügiga on selline asi, et nad on, et India inimesed on nagu, indialased on nii-öelda loodusrahvas ja nad on harjunud sellega, et nad viskavad kõik nii-öelda aknast välja, et see kõduneb ära ja see on nagu ökosüsteemi osa. jah, aga see prügiteema tuligi siis, kui tulid need plastikpakendid ja need pudelid ja nii edasi, kõiksugused asjad, et siis see läks nagu üle käte. Ja see, noh, sama on Aasias tegelikult ka. Nad on ka, eks ju, harjunud lihtsalt sellega, et see mädaneb ära, läheb nii-öelda ringlusesse või keegi sööb selle ära, eks ju, kui ma selle banaanikoore viskan välja. Aga enam ei ole nii ja noh, see on tõesti nagu kõige kurvem asi. Ja noh, Indias muidugi nagu puhtus on tegelikult nagu hästi suur teema, et noh, seetõttu nad eriti armastavad neid igasuguseid kõiki asju panna pakenditesse, eks ju, et oleks puhas, et oleks turvaline, mis suurendab seda nagu pakendite hulka veel. Et see on selles mõttes jah. Ja no kui sa lähed nagu suurematesse randadesse Indias, siis seal on ikka päris palju prügi, ka vees, kohati on väga kurb, et ilusad randad. Ilus ookean, aga prügi on noh, niisugustes rahvarohkemates, suuremates kohtades ikka väga palju. Et et tuleb ka nagu ookeanis, noh, Vaikses ookeanis on need tohutud prügisaared, eks ju, ja eks see kõik ka jõuab, eks ju, sõltuvalt nendest hoovustest siis ka rannikule, et ei pruugigi olla kõik nagu sealt koha pealt pärit, eks ju, aga mingites kohtades saavad need asjad kokku. Ja see prügiteema seal ikkagi on, aga vaata, minu meelest on seal ka see koht, et võib-olla mida ma veel sinuga kui nii-öelda ka oma siserännakute spetsialistiga nii-öelda tahaksin võib-olla natuke arutada, on see, et kui küsimus on ka selles, mida sa seal näed, millele su pilk jääb või mida sa tähele paned seal, on ju, et see on nagu, et kui me sinuga rääkisime, et see nii toredasti, et India on hästi tugevas mõttes, selles mõttes nii füüsiline reis kui ka siserännak iseendasse, see hingeline reis. Ja kuidagi midagi on selles Indias jah, et ta kuidagi
noh, mul on küll tunne, et iga kord, kui ma seal olen käinud, ma olen saanud mingi enda jaoks nagu olulise taipamise või avastuse justkui nagu muuseas. Et ma lähen sinna Mhm. seda nagu noh, kui ma olen reisijuhina, eks ju, käinud, et ma lähen sinna tööd tegema. Aga noh, minu jaoks ka see nagu reisijuhi töö oli niisugune nagu väike niisugune side hustle, eks ju, asi, mida ma tegin Mhm. Mhm. nagu põnevuse pärast, huvi pärast, nii selle maa suhtes kui ka tegelikult nende inimeste suhtes, kes reisile tulid, et see on nagu nagu äge aspekt minu meelest nagu reisimise juures, et ma olen enamus oma elust nagu sooloreisidel käinud või kellegagi koos, aga tegelikult Mhm. grupireisidel on üliäge see, et alati tuleb mingi huvitav seltskond inimesi kokku ja enamasti on nii, et midagi seal nagu kas inimestevahelistes suhetes, kuidagi selles dünaamikas nagu midagi sellist juhtub, et see pakub mingi uue nagu taipamise või avastuse. Ja Mhm. kuidagi, ma ei tea, Indias on see kuidagi eriti nagu tugev, et ma ei tea, kas selle maa nagu õhkkond, need paigad ka, eks ju, see on ju, et seesama Kerala kant on ju sama, kus on Ayurveda sünnimaa, eks ju. Mhm. 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 See on nagu iidne nagu vaimne keskus tegelikult ja noh, Ja. inimesed ütlevad, et seal on ka oma energeetika, eks ju, nendes mägedes ja piirkondades, kus sellised asjad nagu teadmised on sündinud, eks ju, mis nagu tegelikult nagu aitavad inimesi üle maailma. Ja Et seal on tervendada aitavad inimestel, eks ju. Ja see Ayurveda ei ole vaata ikkagi ainult füüsilisel tasandil, ta ka hinge ja ta on vaimu tasandil. tasakaaluteadus, eks ju, Ja, tegelikult, just. kuidas olla tasakaalus nagu iseenda sees ja tegelikult nagu ka nagu tervikuna, et ja see, kuidas nad kasutavad taimi, eks ju, Mhm. et see on nagu nii äge, et noh, Eestis on ka traditsiooniliselt see taimetarkus olnud nagu ülioluline osa kultuurist ja kuidas me hoiame ennast tervena ja tasakaalus. Ja India on selles mõttes nagu väga sarnane, et noh, ta on lihtsalt nagu üle võlli veel nagu suurem ja võimsam, sest noh, see riik on suurem ja, ja need mastaabid on teised. Et nad nagu ikkagi läbi looduse ja nagu selle suhte sellesse loodusesse ja keskkonda nagu on õppinud või nagu arendanud selle tohutult kompleksse, peene, nüansirohke nagu tarkuse, kuidas hoida ennast Mhm. tasakaalus, on ju. Ja see on selles mõttes nagu nii äge. Kas sa oled ise ka nagu Ayurveda arsti juures käinud või siis Ayurveda massaažis Indias käinud? On sul mahti olnud nende gruppide kõrvalt seda Jaa, see teha on või? olnud alati, noh, see on üks osa tegelikult ka sellest reisist, on ju, et kui sa sinna kanti lähed, no siis sa pead sinna minema, sest muidu sa nagu magad Absoluutselt. maha ühe suurema nagu Mhm. aspekti sellest nagu kultuurist, aga tegelikult ka noh, ma olen ise esimesed korrad ma tulin niisuguse suure potsikute, mu pool kohvrit oli täis Ayurveda nagu taimeravitabletikesi, et ma loetlesin kõik oma väiksemadki hädad seal ette, et ma oleks haige inimene, mul on isegi nagu väga hästi, eks ju. Ja. Aga teised ka nagu ja ma olen saanud tõesti nagu mingitele asjadele nagu sellist leevendust, mida ma lääne meditsiinilt ei ole saanud. Ja seal on just see teistsugune lähenemine, et seal on see, et kui sa seal midagi nagu võtad, siis sa võtad seda taimeravi tabletikest ja sa võtad seda mingisugune, ma ei tea, 3 kuud, pool Ja. aastat, aasta aega. Ja. Seal ei ole niisugune nagu kiirabi nagu läänemeditsiin, eks ju, et võta, et siis on homme kohe on, ma ei tea, mererõhk maas, eks ju, aga siis on sul 10 kõrvalnähtu, eks ju, ja siis, kui sa võtad seda 3 kuud, siis on sul, ma ei tea, kas sõltuvus või mingid muud tüsistused, millele täiendavalt tuleb mingeid tablette peale võtta, on ju. Et seal on hoopis teistsugune, et nad ise ütlevad, et see on nagu mitte haiguse ravimise, vaid tervena hoidmise nagu pigem, et siis sa nagu ehitad üles seda nagu kuidagi mingisugust nagu tervemat ja paremat tasakaalu, mis lõpuks toob sulle siis nagu mingisuguse leevenduse ja muutuse, on ju, et sa ei pane lihtsalt ruttu nagu tulekahjule mingisugust plaastrit peale. No mõnes mõttes ja vaata, haigussümptomid on nagu keha nagu mürkide väljutamise protsess või et ta nagu, et kehal on milleski või sellises lihtsas eesti keeles ütled, et kehal on milleski, vaat siiamaani on ju, et hakkab seda välja näitama. Ja mõnikord ongi see, et Ayurvedas ei summutata nii-öelda neid sümptomeid maha, vaid püütakse nii-öelda nende juurpõhjustega tasakesi. Ja noh, minu jaoks on küll hästi nagu oluline osa seal see, et kuidas nende õlimassaažidest, seda närvisüsteemi just rahustatakse, et see on kõik sihuke pehme ja niisugune nagu
noh, nagu hästi pehme ja hästi sihuke mõnus ja kui Indias nagu sellest räägitakse, et kiirustamine ja tohutu lärm ja tohutu nagu räpasus, siis minul on selles mõttes teistmoodi täiesti vastupidine kogemus, et kõige sügavamat vaikust olen mina vaata, et Indias kogenud ja oma keha olen ma ka kõige rohkem puhtamaks saanud Indias, on ju, et see on nagu niivõrd vastuoluline. ja, et India pakub sulle seda, mida sa ise oled valmis nagu vastu võtma, et kui sa ja, tahad rahu, sest noh, sinnasamasse, eks ju, sinna kanti minnakse üle maailma ja üle terve India, et ennast nagu puhastada, tasakaalustada ja kogu see loodus, kõik need teadmised, see elustiil seal kõik toetab seda, et ma ei ütle, et lääne meditsiinil on ka oma väga tugevad kohad, et lääne meditsiin oskab nagu väga hästi tulekahjusid kustutada, eks ju. no ja absoluutselt, kui sa ütleme, et kui minu minul oli eesmärk on nagu jah, tasakaal, eks ju, ja õppida, et noh, et minu meelest, mis on nagu Ayurveda geniaalsus on see, et kuidas nagu õppida, nagu see on nagu niisugune nagu lainelauasurf, eks ju, et teadmised, kuidas õppida, hoida tasakaalu nii, et see ei lähekski täielikult ära, eks ju. ja just, Jah, et et see, õppida olemagi seal tasakaalus ja õppida olema seal sellises heas ja sellises mõnusas turvalises seisundis, eks ju, et ja vaata, see rituaalsus on mõnes mõttes ka see tore asi, et rituaalid on ka need, mis aitavad tasakaalustada kõik see, kogu see kultuuriline, see rituaalsus, nad teevad ju tegelikult teid mingite kellaaegadega seoses teinekord isegi, et meie keha ja, vajab, meie keha vajab tegelikult seda rütmi ja mis mulle veel Indias meeldib, et Indias kell 9 õhtul elu on kütu, tuled kustus ja kõik magavad lähevad magama kell 9-10, mitte nagu jah. meil, et peod hakkavad kell 9 alles. Jah, kuidagi see oskus oma keha vajadustega arvestada ja mitte ennast tasakaalust välja viia, eks ju. Et see on nagu kuidagi neil nagu väärtus, et olla terve, olla tasakaalus on nagu kuidagi nagu hästi normaalne või nagu noh, elu niisugune nagu normaalne osa. Aga ma ja. tahtsin veel tuua, et see rituaalid ja sihuke nagu täpselt seesama tasakaalu hoidmine oma elustiiliga ka nagu igapäevaselt, et see on tegelikult ju ilmselgelt väga seotud meie närvisüsteemi nagu olukorraga, eks ju. et see on see, kuhu see lääne meditsiin hakkab üha rohkem nagu jõudma, et meie närvisüsteemi nagu tasakaalustus või tasakaalutus, eks ju, määrab väga palju, et kuidas meie tervis ja keha toimib. Ja see niisugune nagu korrapärasus ja oskus nagu väärtustada ja hoida tasakaalu on nagu seal kuidagi kultuuriliselt nagu nii nagu niisugune baas nagu väärtus. Et kui sa tunned, et sul on nagu, et see lääne ühiskond, mis nagu hoiab mingeid muid väärtusi võib-olla rohkem esiplaanil, eks ju, et mingi saavutus, edukus ja hakkama saamine ja mis tegelikult pingutus on ju, et see pingutus. mis sageli nagu toob kaasa tegelikult nagu tasakaalutuse, eks ju, mingit enda viimase piirini nagu ajamine ja mitte endale tähelepanu pööramine seisundile, et kust algab kõik, on ju, et kuidas ma ennast üldse täna tunnen, eks ju, et kas ma toitun normaalselt, nii nagu mu keha vajab, eks ju, ja et seal on see kõik kuidagi nagu elu osa. Ja ma olen sellega hästi nõus, et mõnes mõttes jah, nad tõusevad ikkagi kõik suhteliselt varakult üles, teevad oma perele hommikul vara juba toidu, eks ju, et see on ka mõnes mõttes nagu kultuuri osa. Okei, see naised võib-olla on liiga palju rokkes, sellega ma olen ka nõus, et seal on muidugi neid äärmuseid ka, nende abiellumiste ja perekondade ja kõige sees on äärmusi ka. Aga ikkagi mulle nagu selles mõttes mulle ikkagi meeldib just see nagu, et India nagu ka näitab hästi minu jaoks seda ära, et mida ma seal vaatan, siis kas ma näen seda negatiivsust, ma näen seda positiivsust ja mulle ikkagi meeldib India juures seda positiivsust vaadata. Jah, et absoluutselt igal pool on nagu nii positiivsust ja negatiivsust, eks ju, et võib teha täitsa eraldi saate sellest, mis kõik Indias valesti on. Nagu võib teha ka saate sellest, mis kõik Eestis valesti on või Soomes või Ameerikas, mis iganes, on ju. Et no ütleme niimoodi, et tegelikult või mis sinus või minus valesti on ju. No ja, just, et kõik on üksteise peegel, et inimkond ju tegelikult igaüks meist moodustabki inimkonna. Aga et tegelikult nagu kui sa turistina sinna lähed,
siis see on see privileeg, et sa saad nagu võtta sealt nagu teatud nagu positiivsed mõjud või aspektid. Ja sa ei pea elama mingisuguse sellise argipäevaga, millega elavad nagu silmitsi päris paljud India inimesed, eks ju. Et see kastisüsteem, selle nagu tegelikult endiselt selle mõjud, eks ju, kuigi seda ametlikult ei ole, aga noh, ilmselgelt nagu asi, oi mis jaa, on seda on tuhandeid väga-väga. ühiskonnas olnud nagu üks nagu defineeriv nagu sotsiaalne faktor, et siis nagu seda ei pühi lihtsalt ära, on ju. Et kui sa oled ikkagi Indias sündinud väga vaesesse, madalasse seisusesse, siis sinu tuleviku väljavaated on suhteliselt nigelad. ja Väga, saada sul on väga kuningaks vedama. saada pärast on ju jah, või kuskile Jah, rikasse on perre selliseid saada nagu näiteid. edulugusid isegi väga kõrgetele poliitilistele kohtadele saanud, eks ju, inimestest Indias. Aga siis peab sul nagu vedama ka korralikult, sa pead olema nagu noh, et sa saad siis selle geneetilise loterii, et sa oled nagu julge, väga tark õppimishimuline ja siis satud õigetesse kohtadesse õigete inimestega. Et jah. Ja see on absoluutselt õige, et seal on see ja samas ütleme need tegelikult need madalama kasti inimesed nii-öelda mõnikord on, mul on hästi palju kohalikke tuttavaid Indias, üle India ja noh, kui sa seal pikemalt oled, siis sa saadki paljudega sõbraks või tuttavaks, sa seda õpid seda Indiat hoopis nagu teise kanti pead ka tundma ja ma ütlen, et mul on üks selle natukene rohkem põhja pool, mitte Keralast päris, käisin ühe naiste juures massaažis ja siis kõige tavalisem tööline, see massaažitüdruk seal iga kord ta kutsus, millal sa mulle külla tuled ja alati on see, et sa kohe ei saa minna ja nii. Siis ükskord ma läksin, nii et sattusime tema kanti. Mul käest nii, nüüd tule. Ma läksin talle külla ja tead, nad elasid sellised väikesed, mul on magamistuba, minu meelest on ka suurem kui nendes oma see tuba, kus nad elasid, WC oli kuskil väljas, auk oli maa sees, seal samas oli mingi kööginurk, köök, ühesõnaga sa ütlesidki, et köök oli pool elamist oli köök ja siis oli seal üks vood ja siis osad magasid nendest põrandal, mina ei tea, kuidas neid lapsi sinna juurde tegid, on ju. Aga igal juhul nad seal kõik pead ja jalad koos elasid ja ta tõesti elas neid väga-väga, aga ta tahtis mulle hirmsasti midagi kinkida ja sa kujutad, ta kinkis mulle kilo riisi, ta võttis oma suurest kotist, et ma tahan sulle riisi kinkida. See oli nagu nii ilus või kuidagi, ma olin nagu nii liigutatud sellest lahkusest, et ta ikkagi veel tahtis mulle midagi kinkida, vaatamata sellele, et mina nagu olin temast, ma ei ole ka mingi Eesti jõukamate inimeste sekka ei kuulu, pigem olen ma kõige tavalisem inimene. Aga temaga võrreldes ma olin ikka väga jõukas, on ju. Ja ta tahtis mulle seda riisi kinkida ja ta kinkis mulle seda riisi. See on see nagu see heldus või jõukus kui mindset, eks ju, mis ei sõltu. Ja ma pean ütlema ühe asja, mis mind, praegu ma reisijuhi tööd ei tee, on ju, et ma võin seda välja öelda. Üks asi, mis mind ajab väga närvi. Inimeste puhul, kes lähevad reisile üsna jõukast riigist sellisesse väga, kohati väga vaesesse riiki nagu India näiteks, on komme iga sendi pärast kaubelda. See on iga inimese enda asi, aga nagu mul on seda nagu kohati, mul on nagu raske nagu oma nagu sükest nagu frustratsiooni tagasi hoida, et tegelikult sellele inimesele, kes nagu turismi madalhooajal tahab sulle selle käsitöö asja müüa, ma ei tea, 10 euroga, eks ju, mida ta on tõenäoliselt võib-olla 2 päeva valmistanud. Ja siis sa kaupled selle mingisuguse viimase sendini, eks ju, ma ei tea, mingi 3 euro peale, mis tegelikult sinu jaoks on võib-olla üks nagu latte mingis väga heas kohvikus. Temal võib-olla nädala ainukene müük, on ju, et millest ta peab oma võib-olla naist ja last ka üleval. Et see nagu võime tajuda, et millised on need erinevad reaalsused su kõrval ja et ma võin olla nagu ka see nagu helde vahest. Et see on nagu see. Ja see on ja tegelikult, mida mina ka nagu näen seda, eks, et kõik, kui me seda enda seda psühholoogiat ja kõike vaatame,
et vahest ma vaatan ka, et turist kaupleb seal mingit seda riksasõitu ka nagu mingi 10 ruupiat pool tundi kaupleb, et saada 10 senti soodsamalt seda riksasõitu, et ma ise nagu vahest ma tunnen ka, et ma ei viitsi, miks ma seda jaman, et sellest 10 sendist, et ma parem nagu ei kauple, mul on juba järgmise tegevuse juures olen, et see on kuidagi siuke. Enda energia nagu väärtustamine ka, on ju. Jaa, see on Ma enda saan aru, energia. et see võib minna niisuguseks, nagu sul tekib see hasart, et ma olen nüüd eriti nagu turist. Ma olen nii nutikas, ma olen nii nagu noh, ja natuke tajud seda jõupositsiooni ka, et noh, et noh, see on nagu võib-olla väga sihuke jah, ahvatlev tee, aga Ja, aga ma seda vahest nagu näen nagu väga palju ja noh, vaata sellega teinekord minnakse ka vihaseks sellega, et ei, ma ei ole tõttu. Ja muidugi ma ütlen, et loomulikult mingites hetkedes tuleb tajuda ära seda mõnikord need hind kärutatakse isegi sulle 20 korda kõrgem, on ju. Et ega nad oskavad, kui sina armastad osta kõiki esimesest emotsioonist, siis nad tajuvad selle ära, nad löövad sulle selle kirve selga nii-öelda. Aga vaata üks asi veel, mis ma tahtsin rääkida selle hinnakauplemisega. Et mida mina olen tajunud, mina ju kutsun inimesi nendele Panchakarma kehapuhastustele, vaata, ja mida ma olen tajunud on ju, et inimesed tegelikult kauplevad ka iseenda tervisega. Ma mõtlen seda, vaata, et ma kuidagi olen viimasel ajal nii palju kordi märganud, et ma ei taha, et see jutt kõlab kuidagi ähvardusena, aga ma olen neid Panchakarma retriite korraldanud aastaid ja mul on päris mitu inimest, kes on mitmeid aastaid rääkinud, et tahavad tulla, nendel kuskil alateadust ja nad ei ole nagu jõudnud võib-olla. Ja nüüd ma just sellel aastal on päris mitu inimest, nendel on mingisugune selline raske haigus välja tulnud, eks ju, et nad ei saagi enam tulla, et tahaks, on ju. Et vaata see natukene vaata, et meil on see kauplemine rahaga ja kõigega, et ma ise vahetavalt seostan, aga äkki see on meie tervisesse nagu üle läinud, et kuidas sina seda nagu oma nii-öelda erialaselt poolelt nagu vaatad, et kas sinu meelest on niimoodi, et inimene nagu tunnetab ikkagi midagi endale ette, et tal on midagi vaja? See on see sihuke nagu, see on täpselt see väärtuste koht, vaata, millest me rääkisime, et kuidagi nagu, et sa väärtustad seda, et sa oled elus, sa ei võta seda elu nagu iseenesestmõistetavana, eks ju, et võib-olla India kultuuris ongi see, et elu ongi nii üürik, eks ju, et eriti kui sa oled nagu ei ole üüberrikas, siis sul võibki tulla mingi tervisehäda või juhtub mingi õnnetus ja siis ongi sul nagu elu läbi, on ju. Et me oleme kuidagi nagu siin harjunud, et küll meid terveks tehakse, et ma ei pea ise tähelepanu pöörama, et mingi väike häda, mis mul kogu aeg on, et et pole hullu, et panen edasi, on ju, et töötan edasi või kõik muu on tähtsam. Aga siis, kui niisugune pikka aega oled nagu tasakaalust tegelikult väljas ja ignoreerid nagu mingeid oma keha signaale, et selle tagajärjed on, vahest on niimoodi, et siis ei ole enam midagi eriti teha või tuleb see juba väga suurte nagu igas mõttes kuludega ja intressidega see tegelemine. Oskus hoida tasakaalu ja tajuda, et millal on aeg maha võtta ja pöörata tähelepanu mingitele signaalidele enne, kui tuleb mingi järgmine ja tugevam ja võib-olla pöördumatu, on ju. Ja on nii, et kui sul tuleb mingi soov, et sa tahad midagi kogeda, midagi teha, vaata, siis see on tegelikult su keha märk sellest, et sa peaksid midagi ette võtma, on ju. Et ma ei taha seda ütelda, et kõik inimesed peaksid Indiasse Panchakarmat tulema tegema, on ju, et see ei ole võib-olla igaühe tee. Aga ma tahan lihtsalt seda ütelda, et kui sul on olnud see, nagu mitu korda on see soov olnud, siis mõtle, miks sul see soov on või miks su keha tahab sulle sellega ütelda, vaata, on ju. Või ka hing, eks ju, et kui sa tahad oled oma elus nagu, sa kannad mingit unistust, mingit nagu, et ühel päeval ma tahan minna seda või kogeda seda või teha seda. Et nagu mine tee see ära nagu, sest nagu elu on nii etteaimamatu, me kunagi ei tea, palju meil tegelikult aega on. Meil on mingi sügav soov, mis nagu ei lähe ära, vaid on kogu aeg siis nagu meil on see elu antud ja kui sul on võimalik, siis nagu. Jah, et ongi, et ma loomulikult vaata, ma ei taha ka öelda sellega seda, et umbes, et kuskil kuklas toksib, et ma pean mingi 10 miljonilise asja maja omale ostma seda, kui mul ei ole 10 miljonit, ma ei saa seda lubada omale, on ju, aga mingid asjad, et kas või,
et sa ikkagi teadvustada omale ja mõned asjad on ikkagi sellised, mis on, kui sa midagi saavutada tahad, seda kohe teha ja me teinekord, ka see tervise suhtes on ka see, et ma ikkagi hästi palju näen seda, kuidas seda tervise arvelt nagu oma äri ehitatakse, tervise arvelt tehakse remonti kodus, ehitatakse maju, vaata, et see on hästi kurb, vaata. Meil on huvitaval kombel, et eestlastel on see, et need füüsiliselt katsutavad asjad on nagu olulised või väärtuslikud. Nendesse ma olen valmis investeerima. Aga samal ajal sinu enda füüsiline keha see on see sageli, millesse et see su enda tervis, eks ju, see minu sisemine, eks ju, isiklik tempel. Sellesse nagu nii väga ei investeerita või eeldatakse, et ajab asja ära, et küll ta vastu peab, on ju. Ja see tempel on nagu selles mõttes hästi tore vaata võrdlus, et tegelikult vaata, kui Indias on ju nad see tempel on see püha koht on ja tegelikult minu keha on ka ju püha koht. Minu keha on nagu püha tempel, eks ju, minu jaoks. Võiks olla, jah. Võiks olla, eks ju, et see keha samamoodi selles mõttes see püha tempel ja selle püha templi nagu mõelda natuke, kuidas oma selle keha kui püha templiga käituda, sest ilmselgelt me kõik teeme ju aega, et mingid jamasid keerame kokku oma kehale ka, eks ju, et see on elu. Ei ole ju. Ka vahest vastu tahtmata, et ega me ei tea ka, kui me ostame mingit toitu või valmis tehtud asja, et lõpuni, et mis asjad seal sees on või kuidas nad meid mõjutavad, või õhk, mida me linnas sisse hingame, eks ju, mis kemikaalid seal sees on. No absoluutselt. Me oleme nagu sellest puhtast looduskeskkonnast nagu üsna kaugel enamasti oma igapäevases elus, aga on mingid asjad, mida ma saan valida, mida ma saan nagu rohkem kontrollida, et nendes aspektides vähemalt siis. Aga see kõik jõuab minu meelest nagu sellise nagu eneseväärtustamise ja enesearmastamiseni välja, et see on, ja see on igaühe see isiklik teekond, eks ju, et kus ma täna olen sellega ja kuidas ma saaksin sellele nagu lähemale jõuda. Aga sidudes selle nagu India siia sisse, on ju, sellesse väga üldisesse suurde teemasse, et vahest, kui sa nagu koged, lähed mingisse kultuuriruumi, kus see on elu osa, et siis see võib-olla pakub sulle mingid peeglid, et okei, et näed, et siin on see ehitatud nagu igapäevaselt või Ayurveda, eks ju. Tasakaalu nagu otsimine ja väärtustamine on nagu teadus, mis on igapäevaelu nagu potentsiaalne osa, et tegelikult ka siin Eestis ma saan mingeid lihtsaid printsiipe jälgides enda eest hoolitseda, et asjad ei läheks tasakaalust välja. Absoluutselt. Väga lihtsaid asju. Ja, et minu isiklik väga lihtne, aastaid tagasi natuke Ayurvedat nagu uurisin, et ülilihtne asi, kui mul on kevadel, sügisel, talvel, ka näiteks sellel suvel, mis ei ole eriti suve olnud, on ju. Külma tunne, siis ma ei lähe endale salatit tegema, ma teen midagi sooja. Üliloogiline, ülilihtne, aga kui ta nagu ei pane tähele, et sul on külma tunne, vaid nagu esiteks seda ignoreerid ja teiseks ei ühenda neid kahte asja ära. Et kõik, mida sa sööd, kõik, mida sa oma sisse nagu paned, see tegelikult nagu mõjutab, sest su keha on ka nagu siuke omaette nagu ökosüsteem, on ju. Et sa saad panna tähele igal hetkel, kuidas sa ennast tunned ja mis suunas võiks sinu sisemine ökosüsteem mingit nagu nihutamist vajada. Siis sa reguleerid seda väga lihtsalt läbi toidu, mida sa niikuinii pead sööma. Absoluutselt. Mida täpselt on? Ja absoluutselt kõikide asjadega on tegelikult see, et minule just see on selline äge teema, mille mul alati meeldib nagu diskuteerida, et kas või seegi, eks ju, et kui on 4 inimest on ühes ruumis, siis kindlasti on osadel külm, osadel on palav ja osadel on normaalne olla. Ja see ongi okei, sellepärast, et kui minul on külm, siis mina panen midagi peale omale, aga kui sinul on soe, siis sa võtad midagi seljast ära ja täpselt toiduga on samamoodi, vaata, kui sa tunned, et sul on külmal ajal, sa teed sooja, mitte sa ei lähe sööma jäätist, on ju, või siis ei pane nagu, jääd ei pane nagu tee või kohvi sisse, eks ju, et see ongi ja see oskus nagu ise ennast reguleerida, ise tunnetada, oma keha tunnetada, mida ta vajab ja just seda tähele panna seda, selleks on tegelikult nii vähe vaja ja isegi need, ütleme, ja need Indias ka need templis käimised, need on nii selles mõttes mõnusad, et ma olen ise Indias, ma panen tähele, kui
kui kergesti ma lähen tegelikult sellesse, siis miks mina ise ilmselt ise seal nii palju käin, on see, et ma tunnen, et ma lähen seal ja ma olen seal kohal. Ma lähen sinna sellesse kultuuriruumi ja ma tunnen, et ma olen kohal seal. Mul on lihtne ja ma lülitan oma selle, vaata see kära ja müra, et noh, mis ma alati Eestis inimestele ütlen, et issand, et no kui mina elan Koplis on ju akna taga praegu, ma olen täitsa tee ääres, aga mul on täiesti vaikne siin. Nautige seda. Et Indias on kogu aeg on mingi trall ümber. Oleneb jah, kus sa oled, eks ju, kui sa oled mingi väiksemas kohas, siis võib olla nagu ülirahulik. Siis võib väga ja rahulikku kohta, mina olen olnud rahul, aga mingi külad on väga armsad. Ja, aga samas ütleme, see mind on õpetanud see, vahepeal ma isegi naeran, on ju, et kui mul on olnud kunagi mingi auto umbes, et tuled tuleb nagu pealt ära keerata, ja siis see pinin peale jääb, et mis ütleb, et tuled on peal, ma ei märka seda. Meie meeled tajuvad, aga meie aju tegelikult selekteerib, just tegin neuropsühholoogia kursust Tartus, ma võtan psühholoogia aineid ja et meie nagu teadlikku teadvusesse jõuab nii pisikene osa tegelikult meie meelte poolt üles korjatavast häältest, visuaalist, helidest, lõhnadest, kõigest, on ju, et me kogu aeg selekteerime sisemiselt, eks ju, et millest me teadlikud oleme ja samamoodi tegelikult saab nagu seda vaikust kogeda saab tegelikult väga kaua aega, on ju. Tegelikult vaikus saab, vaikus on omaette heli tegelikult, et kus sa saad kogeda nii-öelda oma väliskeskkonna helisid kuulata, sisekeskkonna, sa saad oma keha helisid kuulata, sa saad kuulata vaikust eraldi. No kõik põltub sellest, millele sa selle tähelepanu pöörad, on ju. Kas sa oled ka nagu kogenud seda, et kui sa oled nagu tükk aega on linnakeskkonna, siis satud nagu päris maale, kus on nagu täielik vaikus. Siis järsku saad aru, et issand, kui imelik. Vaikus. Et see, et midagi ei ole, on oma nagu miski, mis on, eks ju. Et see on nagu luksus, vaata. Ja. Et see on siis kohati nagu luksus, et midagi ei ole ja mina ikka alati mõtlen, et siin Eestis me peaksime õppima nagu tänulikud olema. Las need paar inimest niidavad oma muru pühapäeviti ära või las need paar koera hauguvad. Ta võib ka võtta, et okei, et see on märk, et on nädalavahetus, nii tore. Mis tähenduse sa annad sellele helile enda jaoks, eks ju. Mis mindset'iga seda vaatad. Kui nagu lehepuhuriga kell 5 aknal hommikul on, seda võib-olla on raskem mindset'iga. Ja vaata selles mõttes, et luksus, jah. See ruumi luksus on meil siin tohutu. Ja ka seda vaata, et tegelikult ühelgi asjal ei ole mingit, et see on nii või teisiti, et alati me saame seda mitme aspekti alt mõelda, et igasugustega enda tervendamist asjade puhul, et ka mingid asjad on mõnikord on enda ego seal taga ja mõnikord on päris vajadus seal taga, et see on üks suur selline eneseõppimine, et see võib olla nii või naa, vaata, alati. Ja, see ongi, minu meelest meie keha kuulamine on üks väga suur nagu nutikus elamisel. Et meie mõistus väga sageli peegeldab meie lühiajalisi nagu tahtmisi, aga keha sageli annab meile märku meie sügavatest vajadustest. Et kas tööd selle jäätise ära, et su suus oleks mõnus maitse, on ju, või sa võtad midagi sellist, mis tekitab sus peale söömist nagu siukse hästi heaolutunde, mis on rahulolutunde, jah. Toob ka tervist. Ja kusjuures ma tahaksin seda ütelda jälle, mõnikord on okei süüa 3 päeva järjest jäätist, on ju? Nojah, kui su keha seda nagu suudab ära manageerida vabalt või siis sa lihtsalt nagu aksepteerid, et okei, mul on see diil oma kehaga, et mul 3 päeva söön jäätist ja võib-olla pärast seda, kui mu keha on tasakaalust väljas, ma siis pakun talle midagi tasakaalustavat, on ju. Jah, et seda saad ka teha. Ma tahan öeldagi seda, et okei, 3 päeva jäätist ei ole võib-olla okei süüa. Minuga elus seda vahepeal on juhtunud, ma ütleks, et minu nii veider, kui see ka pole, mina kuna suur Ayurveda fänn ja jäätis on Ayurveda kõige ebatervislikum toiduaine, ma olen tohutu jäätise sõber. Oi, kui raske mul see armastaks jäätist, eriti suvel. On ju? Nii, ja ma võiks seda iga päev ja hästi palju süüa. Ja
mul on aga elus siis juhtunud vähemalt ilma süümepiinadeta, see on ülioluline, on ju. ja just ongi, et vaata, et kui ma seda teen, ma teen ilma süümepiinadeta, see on ülioluline ja ma tegelikult tean seda, kui ma olen liiga palju jäätist söönud, et mul hakkavad seal mingid lihased või liigesed või mingid asjad hakkavad, ma saan kohe aru, et ma olen liiga teinud, et see teadlikkus ja seda ma tahan ka ütelda, et tegelikult mõnikord on ka muidugi see, et siin ei ole jälle niimoodi, et alati on või alati ei ole, aga kui ma siin olen ise ka inimestega tegelenud ja inimestele tervisenõu andnud, et me alati ei oska ka selles mõttes, et see oma keha tunnetamine inimesele, kes pole kunagi oma keha tunnetanud, on võib-olla mõnikord natukene keeruline ülesanne, sest et ta lihtsalt ei oska märgata, et ta vahetab ära, mis on nagu see, mida tahab meel ja mida tahab keha, eks ju, et eriti kui inimene on tasakaalust väljas, siis kipub ta ka nagu neid ära vahetama, et. no see kehtib nii füüsilise kui ka vaimse puhul tegelikult, ja. et kui minul oli elus hästi suur pöördepunkt, läbipõlemine füüsilisel ja emotsionaalsel tasandil ka, et noh, sageli me jõuamegi selle enesekuulamiseni läbi mingi tohutu raputuse, eks ju. Ja siis tegelikult noh, üks asi on hakata oma keha kuulama, aga siis hakata ka kuulama oma sellist nagu intuitsiooni või sisemist suunatajust. See ei ole sama, mis meie mõte meile ütleb, eks ju. Sageli on nad isegi vastupidise suunaga. täiesti vastuolulised võivad olla, on ju. Ja, et hakata eristama ja õppida, et selleks on nagu erinevad meetodid, on ju, aga et saada aru, et selline sisemine tarkus nii nagu keha tasandil kui ka tegelikult niisuguse nagu intuitiivse teadmise tasandil tegelikult on absoluutselt kõigil olemas. Aga lihtsalt, et õppida seda eristama ja seda üles otsima ja seda üha rohkem nagu kuulatama ja usaldama, et see on see nagu äge nagu enesega ühendumise teekond, ma ütleks, kui mingi pealkirja võiks sellele panna. ja see, ma ütlen ja minu meelest ka see keha on nagu tegelikult nagu nii tark, et mina arvan ka, et kunagi ei tasu nagu väga kinnisilmi mingisuguseid ükskõik milliseid soovitusi või trende just eriti toitumise puhul järgima hakata, et alati tuleb enda käest küsida, et kuule, et mida minu keha selle kohta ütleb, et kas see on minu jaoks okei, et enda keha ei pea olema ka alati eksperiment, on ju. Või siis noh, võtad seda teed mingi väikse sammu, eks ju. ja. Siis kuulatad ja vaatad, et kuidas see mind mõjutab, et kuidas ma tegelikult ennast tunnen. Ja oma meeles ka, eks ju, et enamasti see, mis nagu meile tegelikult sobib, viib meid nagu rahu ja harmoonia ja selguse seisundile lähemale. Absoluutselt ja. Absoluutselt ongi, et see, mis meile sobib, no loomulikult mõnikord on küll ka see, et ütleme, et kui sul mingisugust kasvõi toitumist või midagi sa hakkad jälgima, midagi teistsugust, et see mõnikord noh, kutsub esile mingeid emotsioone, aga ikkagi ütleme niimoodi, et ma ka ütleksin, et teisest küljest jälle väga sellised nagu ekstreemsed valikud on kehale tohutu stress tegelikult, et me peame vaatama ka seda, et me ei vii keha nagu stressi sellega, et me peame keha selles mõttes nagu hoidma ka, et siin on minu meelest see tasakaal ja noh, see tasakaal üldse, et noh, ma tunnen, et praeguses ühiskonnas on ka natukene seda, et me see on hästi laialt levinud, et vaatame, kuhu poole kõik miskid asjad viivad, aga ma ikkagi isiklikult arvan, et meil on vaja mingisuguseid kokkuleppeid ja rutiine, mingeid selliseid asju, et elus siiski nagu hakkama saada ja ka kehal on rutiini vaja, et see rutiin või selline nagu sihtpunkt, et see annab meile mingisuguse rahulolu või tasakaalu seisundi ka. Jah, ma arvan ka, et mingisugune struktuur on nagu üks terviku nagu vajalik osa. Et ta tegelikult mitte ei võta ära sellist nagu voolamist ja spontaansust, vaid tegelikult sageli hoopis võimaldab seda. Hea näide, et kui sa armastad nagu spontaanseid piknikke pidada suvel, eks ju, siis kui su autos on kogu aeg olemas üks piknikutekk ja võib-olla paar söögiriista, on ju, et see ruumi spontaansusele, aga kui sa ei ole millekski nagu valmistunud või sa ei ole mingeid nagu eeltingimusi täitnud, siis on spontaansus võib-olla suurema hinnaga või keerulisem, eks ju, ellu viia. Et see võiks sisaldada mõlemat.
jah, et no ma mõtlen ka, et need asjad on kõik laiemad ja selles mõttes, et noh, et need siiski igasugused rutiinid ja mingis mõttes sellised nagu regulaarsused või noh, et need loovad ikkagi sulle see raamistik ikkagi loob turvatunde. Mingit ta hoiab mõttes ka raamistik. tasakaalu, eks ju, et noh, Mhm, regulaarne toitumine, regulaarne liikumine, regulaarne uni, et need on nagu mhm, mingid bioloogilised alustalad, eks ju. mhm. ja kui need kaovad ära, siis kannatab meie kogu see selline nagu närvisüsteemi, keha ökosüsteemi nagu stabiilsus ja heaolu. noh, vaata, ega see on ka niimoodi, et miks mulle just Indias ka hullult nagu ma juba enne ütlesin, mulle see meeldib, et seal kell 9 on kõik pime, kuskil süües enam ei saa, kuskil restoranis enam ei saa, sa pead koju minema magama, sul ei ole seal mitte midagi teha enam, onju, kõik on pime. et noh, mõned üksikud turistid ainult kuskil on internetis ja chativad oma Euroopa perekondadega, eks ju, aga mina olen oma Eesti sõbrad ja tuttavad kõik välja koolitanud, et kuulge, mul on öörahu, kui teil on kell 7, siis peresid, ärge mind tülitage enam, et see on selles mõttes hästi-hästi põnev see ja ma tunnen, et mul Indias on nii lihtne ka, et kui Eestis seda segavat noh, faktorit on palju, et mul on noh, ma olen ise ka õhuelemendis, mul on raske ennast maandada aeg-ajalt Eestis siin hoida nagu jalgadega maa peal, siis Indias on must lihtne teha. jah, seal kuidagi on see toetav, et ma arvan, et iga nagu keskkond, igal nagu riigil, aga ka igal nagu väiksemal paigal on oma mingi selline nagu atmosfäär, mingisugune, mis koosneb siis nende Mhm. inimeste hoiakutest, harjumustest, suhtumistest elusse, kes seal nagu elavad, eks. on see siis kultuurilise mõju või lihtsalt mingisuguse nagu noh, igas näiteks ettevõttes on oma kultuur, eks ju. Mhm, mingid asjad mhm. võivad olla kirja pandud, aga mingid asjad, mida keegi ei ole kirja pannud, aga sa saad sellest õige pea aru, kui sa sinna lähed, et seal ja just või noh, perekonnas ka, eks ju, ja, samamoodi mingis ja ma arvan, et perekonnas. sihuke nagu vaimsel tasandil on samamoodi, et see on nagu noh, hõlmab nii käitumuslikku, suhtumuslikku, maailmavaatelist nagu mingit hoiakute Mhm, süsteemi. mhm. ja kui sa lähed mingisse uude keskkonda, siis see hakkab sind nagu vaikselt mõjutama, et seetõttu saab seda nagu reisimisega nagu enda kasuks ka pöörata, et viibida Mhm. keskkonnas, teatud asjad on nagu väärtustatud või Ja, esi-, ja. et siis sealt tulevad sinus endas ka võib-olla rohkem nagu tähelepanu Jah, alla. ja sest et alati ükskõik kus kohta sa reisid, sa igalt poolt leiad ju tegelikult mingeid vägevaid vau-efekte, et noh, ilma ei saa, sellepärast me käimegi reisimas võib-olla või kuidagi nii. Aga kui me nüüd hakkame vaikselt neid otsi kokku tõmbama sinuga, et kui sa nüüd, ma küsiksin sinu käest, et mis need asjad on siis ikkagi? Ütle üks-kaks asja, miks inimene kindlasti peaks või võiks Indiasse reisima Miks ta võiks või võiks, no peaks, ei saa öelda seda, kui ikka üldse ei ole nagu tõmmet, siis ei ole mõtet, ei ole veel aeg. ma arvan just selle põhja pärast, mis me oleme rääkinud, et see on mõnes mõttes Eestist nagu nii erinev kultuuriruum, et selles riigis nagu viibimine ja olemine pakub sulle nii palju uusi muljeid, uusi aistinguid nagu maitseid, lõhnu. noh, Indias on ka meeletult äge nagu kogu see parfüümiõlide nagu, et lõhnu, maitseid, elamusi nagu visuaale, mida sa kunagi Eestis ei näe. et ta on lihtsalt nagu nii rikas sinu kõikidele meeltele. ja teine asi on, mis see tekitab, see tekitab alati ka mingeid uusi vaatenurki, taipamisi, suhtumisi, et ta on nagu igas mõttes nagu väga äge maa, mida kogeda. selleks, et tulla tagasi nagu sisemiselt rikkamana nagu hästi mitmel tasandil. jah, et ja mul on India rikkus tuleb sinu enda sisse nagu, eks ju, sealt. ja, et sa võib-olla jõuad tagasi, siis ei pane enam nagu seda valget päevatekki, võib-olla tõid Indiast mingi ägeda värvilise ja su garderoob ja su kodu. Palun väga, eks ju, palun väga, just eks. nagu, et sul on rohkem värvi igapäevaelus ja see kuidagi nagu äratab sind üles, et, et tegelikult mulle meeldib see värv, et ma ei pea kandma halli ja pruuni ja musta nagu kõik minu ümber. Täpselt ma ja. näen, kui ilus see võib olla, et nagu ma tahan ka oma ellu seda rohkem. võtad Mis mind siis, et
ja mis siis, et on natukene, on ka võib-olla need värvid kõige paremini kokku ei sobi, las ta olla. Kes seda ütleb? Jah, Kui täpselt. mulle meeldib, siis ma võin panna oma koju seina peale. Just nimelt, täpselt. Just nimelt minu meelest ka Indias on täpselt seda, aga kui mulle nii meeldib, kui mulle sellised värvid kokku meeldivad panna, siis panen ja mul on minu kodu, see on minu kleit. Jah, see olen mina, eks ju, et oleme nagu me oleme. Julgeme kanda ja teha seda, mis öelda. Aga ma ei tea, kas see vastas su küsimusele või? Absoluutselt väga. Ei, see oli see isegi läks päris palju minu isikliku arvamusega kokku, et aga sinu arvamus on sinu arvamus. Ei ole õiget vastust minu küsimusele. Kõik vastused on õiged. Üks asi sinna juurde lisada on tõesti see selline nagu, ma ei ole kõikides India piirkondades ju käinud, et ma ei saa öelda, et kui sa lähed, ma ei tea, kui sa lähed Varanasisse, et siis sa täpselt sellise elamuse saad, aga nagu vähemalt Kerala ja selle vürtsimägede nagu, mis sinna sisemaale jääb, et see kant on, seal on nagu hullult ägedad inimesed nagu tõesti, et nagu soojad, avatud, nagu sõbralikud, et nii tore lihtsalt. Eriti Eestist, kus me enamasti oleme introverdid ja võõrastele kogu oma südant kohe lahti ei tee, nii et selles mõttes ta on nagu päris hea selline nagu sisemise päikese reis ka, et või maa. Absoluutselt. Aga vaata, mis on siis sinu jaoks nagu kõige, mis sinu jaoks kõige selline, võib-olla ütle veel lõppu, mis sinu jaoks on sellise kõige nagu äratavam taipamine sealt Indiast või? No vot siukest, see on küll pomm küsimus. No see on pomm, jah, muidugi. Selle üle ma peaks nagu mõtlema. Või võib-olla siis, mille osas India on sind muutnud, et mis pärast Indias käimisi sinu elus muutus? Tead, mul oli nagu hästi mitmeid taipamisi, nagu mingid, vaata, me oleme kõik mingid sisemisel teekonnal, eks ju. Ja mul oli mitu korda, kus ma tulin reisilt tagasi ja arvan, et oi, et ma olen, et see ja see asi jõudis minuni tänu sellele, et ma olin seal. Et võib-olla minuni jõudis nagu veel sügavamalt nagu see taipamine, et nagu kui ilus väärtus on nagu selline nagu sisemine nagu humbleness, eesti keeles ei olegi nagu head sõna, nagu sisemine väärikus, mis ei ole kuidagi üleolev või kõrg, vaid on just nagu selline nagu lihtne, aga väärikas. Et kuidas nagu selline olemise kvaliteet, see on nagu lihtsalt nii ilus ja Indias kohtab seda nagu igal sammul. Seda on palju, jah. Ja, et see kuidagi puudutas ja nagu minu hinge, et nagu selle kohtamine Indias nagu erinevatel vormidel. Et kuidas inimesed võivad olla nagu niivõrd nagu helded ja nagu sa näed, et ta annab seesama nagu see kilo riisi. Ta annab selle nagu kogu südamega ja see on võib-olla kõige ägedam kingitus, mis sa oled üldse elus saanud. Just selle no täpselt. Selle sisemise nagu sa tajud seda küllust, lihtsust, kiirust. Ja see on nagu miski, et seal riigis kuidagi inimestes sa kohtad seda nagu ja selle kogemine midagi muudab sinus endas ka. Et see kuidagi äratab midagi. Ja see on nagu see isetu või selline isetu andmine või isetu jagamine. See isetus ei meeldi, sest seal on see ise ikkagi sees, vaata. Ja ma mõtlen isetu. Jaa, aga see sõna. Isetu, jah. Aga tahaks mingi uut sõna täiesti. Mõtle mingi uue sõna välja. Kuidagi see külluse tunne see, et meil kõigil on õigus valida nagu külluses elamine, isegi siis, kui meil ei ole väga palju. Jaa, just. Ja sellest rõõmu tunda ja tunda sellest rõõmu, et sul on seda riisi, see suur kotitäis seal. Sul on kõik 9 potsikut, millega teha oma kallitele nagu see hullult odav, aga hullult rikkalik õhtusööki. Sa paned oma kõige ilusama sari selga ja siis sa särad sellest mingisugune
mis universum nagu ja nii on, noh, ja sa oledki elus ja sa oledki, mis noh. oledki. Mis iseenesest on kõik väga lihtne, on ju, ja sellepärast, et ei pea just nimelt, on ju, nagu kogu aeg nagu mingi kodutu kodus välja nägema. et seda kõike. Aga hästi, siis mina väga tänan sind ja ma väga loodan, et sul ikkagi tuleb veel, vaatamata sellele, et sa nüüd enam seda reisijuhi tööd ei tee, aga et vaatamata sellele tuleb sul ikkagi veel ja veel oma elus võimalust minna Indiasse. Nii et aitäh sulle. Aitäh, et oli tore Indiast rääkida ja ma arvan küll, et ma lähen veel Indiasse, aga ma ei tea veel kuhu ja miks. No kes teab, võib-olla lähme kunagi koos. No, vot. Mine tea, on ju. Ja ma soovin su siis sellele podcasti sarjale hästi ägedat, rikast, värvilist, maitseküllast ja kasvamist. Aitäh sulle, loodame, et algus on meil nüüd tehtud, väga värviline ja väga maitseküllane, nii et mulle tänane Oli au olla selles osaline. Väga äge, ma olen nii õnnelik selle üle. Aitäh.